Tõnis Vint. Kui kellegi kujutluste ja mõttelennu laeks on kosmos, siis on see Tõnis Vint. Tema esteetilisse universumisse mahuvad märgisüsteemid erinevatest kultuuridest, Austraaliast Ameerikani, vanaajast kaasajani. Vinti huvitasid ürgsed kujutised, kosmoloogilised sümbolid, aga tema tööd ei suru oma tähenduslikkus peale. Inimene saab tema pilte vaadata ka ilma, et peaks enne võileiva ära sööma. Mõte võib leida visuaalse kujundi vormi ja viia end absoluutse lihtsuseni. See oleks talle isegi mingil määral loomupärasem vorm. Harmoonilisemalt kokku sobiv maailma terviku enda ülesehitusega. Vint lõpetas ERKis graafika eriala ja spetsialiseerus plakatikunstile. Samal ajal 60ndate alguses tegi ta ka sürrealistlikke maale ja kollaaže ning tegeles Soosteri mõjutusel dušijoonistustega, kust leiab viiteid idamaade kalligraafiale, teaduslikele illustratsioonidele või figuratiivsetele stseenidele tinglikus ruumis. 70ndatel saab Vindi ja rühmituse Ank jaoks oluliseks pop, kuid see pole nõukogude korra kritiseerimiseks, vaid see oli rõõmus pop. Vindi töödes hakkasid popilikult mõjuma idamaise sümboolika motiivid. Üks Vindi esteetilise universumi planeetidest oli muidugi korter number 22. See Mustamäe kahetoaline korter mahutas paljut. See oli Vintide kodu, aga samal ajal salong, õpperuum, kus saadi kokku ja räägiti kunstist. Kogu korteri visuaal oli rajatud puhtale geomeetriale, värvideks must ja valge. Köögipõranda maalis Vint Art Deco laadis. Kõik vähe keerksamad inimesed soovisid minna korterisse 22. Ma püüan mingit tervikut ehitada, mille sees siis elan. Tähendab, et kunst ei ole ainult näituste pilt, vaid kunst on mingi nähtus, mille sees elad. Aga muidugi ei hõljunud Vint ainult kosmoses, vaid töötas ka graafilise kujundajana Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi liha- ja piimatööstuse ministeeriumi konstrueerimise ja tehnoloogia büroo pakendi- ja reklaamilaboratooriumis. Ja nii said Nõukogude inimesed tänu Vindile teada, millised on veretooted, et võiks kuuluda igale söögilauale ja et juust maitseb kõigile.